Ma olen päris palju mõelnud ja ka väljendanud oma mõtteid kätega mõtlemisega seoses, et mulle tundub, et selline kolmnurk on ideaalne. See on selline, kuidas öelda, jah, ideaal kuldlõige, kus ühes otsas on käed, ühes otsas on süda ja ühes nurgas on siis mõistus. Ja kui need kolm nagu sünkroonis koos töötavad hästi, võib sündida imesid. Ja selle ime ootel ma nagu olengi. Ja selleks, et see juhtuks, peab muidugi igas suunas nagu tegutsema. Ja ma olen väga tegemise usku. Ka ütleme õppejõuna, ma näen, kui keegi jookseb kinni, ma olen alati öelnud, lihtsalt tee. Võta kätte nagu materjali, hakka otsast minema ja sa hakkad olema dialoogis materjaliga, materjal hakkab sinuga kõnelema ja tekib selline protsess, et ma ei usu väga sellisesse taevast langevasse inspiratsiooni, et pigem ma usun sellesse, mis materjal sulle ette ütleb. Ma arvan, et üks väga oluline aspekt kätega tegemise puhul on teraapiline. Et selles mõttes, kui ma istun siia laua taha, tavaliselt ma istun õhtul, siis kui on need päeva tegemised on selja taga, selline firma haldamine ja kõik selline lõputu tulekahju kustutamine, see on nagu selja taga, e-mailidele on vastatud. Ja siis ma istun rahulikult siin laua taga ja hakkan otsast minema. Ja kuidagi see on selline hästi, ma ei tea, rahustav aeg, et ma kuidagi lõikan kõigest enda ära ja olen mina ja materjal ja ma arvan, ma ei tea ju, mis mu psüühika muidu oleks, aga mulle tundub, võib-olla see on üks põhjus, et miks mul on nagu nii rahulolev, terve ja elu jaatav psüühika. Ma raamatu jaoks, mille nagu tuum või telg oligi see, et kätega mõtlemine ja see kolmnurk, süda, mõistus, käed. Ja ma tegin sellise aktsiooni, et ma pöördusin kunstnike poole, kes mind on mõjutanud ja keda ma imetlen kõige rohkem üle ilma, peamiselt siis kaasaegsed ehtekunstnikud ja palusin neil saata pilt oma kätest. Ja mul tekkis fantastiline galerii, et millise pildi saadaksid sina, kui sa peaksid ennast iseloomustama, näitama läbi oma käte. Ja kes näitas puhkavaid käsi, kes näitas käsi tööhoos, kes näitas oma loomingut kätel, kes silitas, kes kallistas, et käed kui portree, et väga, see oli õudselt kihvt nagu rikastav aktsioon. Igaühel nagu oma lugu käte taga. Mõnes mõttes on käsitöö nagu salakeel ja ütleme, kui ma ehtekunstnikuna rahvusvaheliselt väga palju käin väljas, meil on hästi palju nagu näitusi, mis toimuvad enamasti Eestist väljaspool, mul on galeriide süsteem, kes mind esindab. Ja mulle tundub, et see salakeel, see, kuidas ta ühendab sarnaselt mõtlevaid inimesi üle maailma, et see on täiesti fenomenaalne. Et me ei pea rääkima üksteisega, nagu ma ei pea oskama itaalia keelt või tšehhi keelt, aga kui ma lähen sinna ja näen neid inimesi, kohtun nende inimestega, kes sarnaselt minuga mõtlevad kätes või kätega, siis see on täiesti erakordne, see on selline salakeel, selline võrgustik. Ja alati hästi nagu soojalt võetakse vastu, et see on jälle üks aspekt, mida see on andnud mulle nagu suures plaanis, kui ma vaatan tagasi. Et mul on hea meel olla nagu see osa sellest salasektist.